tere! Te plakatiga võrreldes saate kohe aru, et siin on lava peal midagi imelikku lahti. Et mina ei ole plakati peal ega nimeliselt väga kirjas ka. Olen Tallinna Raamatukogudes, Südalinna Raamatukogu töötaja Tea Roosvald ja minuga on siin üks plakatipoiss. Plakatipoiss. Timo Talvik, aga Riho Valgu me saatsime kogemata Tartusse. Ülejäänud rahvas on ka siin seal, nii et see Reiven, mis oli ka plakati peal, siis asendan. Ja. Aga ei ole hullu, et meie eesmärk täna ongi pigem anda nagu sisekaemust animesse ja rääkida sellest, et mis see on ja miks ta on selline, nagu ta on. Ja võtamegi rahulikult. Sul on kogemusi, mul on võib-olla natuke rohkem kogemusi, aga meil on erinevates asjades kogemusi anime vallas vähemalt, ma usun. Et võtame, naudime ja kui on küsimusi, saab küsida. Ja kui me selle ulme juurde läheme, tegelikult vaatakski nagu selle, võtame kohe maksimaalselt filosoofilise hetke ja momendi ja tasandi. Kõigepealt soojenduseks, miks keegi, kes ei ole üldse animet animeni vaadanud, miks peaks proovima seda? Okay. Mis mina oskan soovitada, mis sina oskad soovitada? Ja ma Facebookis küsisin ka, et miks ei peaks vaatama, et saaks aru, miks inimestele võib-olla ei meeldi. Aga mulle tundub, et väga paljudel inimestel on animega väga põgus kokkupuude. Nad on näinud, ma ei tea, Digimoni korra ja ma olen, see on lastele. Või siis näinud Ghost in the Shell, mis on väga tore film, aga see ei ole ainus anime. Et tegelikult tegemist on meediumiga ja see meedium on sama kirev, kui sul on filmid või raamatud. Et kui keegi tuleb sinu juurde, ütleb, et ma ei loe raamatuid, sest ma lugesin kunagi läbi telefoniraamatu ja see oli halb. Jah, see oli väga halb. See oli väga halb. Muidugi tean sellist inimesi. Võt, eks ju, et see on nagu see, mida ma ütleks, et kui inimene on tõesti vaatanud erinevaid animeid ja öelnud, et okei, jah, ma võib-olla seda natuke nautisin, teine asi seda üldse ei nautinud, aga ma proovisin ja see ei sobinud mulle täiesti timm. Aga kui öeldakse sest, et ma ei tea, ma nägin mingit B-kategooria filmi ja kogu filmi kunst on tänu sellele halb. Jah. Aga me peame sellega leppima, sest et igaüks ei käi kinos. Tõsi. Mõni ei armasta telekat. Nii on. Mõni ei loe. Nii et lihtsalt minu soovitus on, et pigem proovida ja äkki me täna siin saamegi selle vestluse käigus laiendada, et miks anime on siuke nagu ta on. Ja mis sellest kasu võiks olla. Ja mis sellest kasu võiks olla tegelikult ka. Ja. Aga näiteks see küsimus ongi, et kuna ta ei ole raamat ega film, et mis ta eriliseks teeb, et sul on äkki mingi valgustus selle kohta? Anime puhul ongi see, et ma mõtlesin selle peale hästi pikalt muideks. Kui sa juba ütlesid, et me võiks sellest rääkida, siis ma jäin mõtlema, et miks ma vaatan animet. Ja ma päris pikalt ei saanud isegi aru, miks ma kurat seda vaatan. Sorry. Aga sa oskad üldse ütelda, aga mis ta siis on, kuidas ma aru saan, et ma vaatan animet? Okei, anime lihtsustatud on siis animatsioon, mis on tehtud Jaapanis. Jaapani keeles anime tähendab tegelikult kõike animeeritud. Aga me ülejäänud maailmas kasutame mõistet animatsiooni jaoks, mis on täielikult toodetud Jaapanis. Tähtis rõhk sellele, et täielikult, et kui me võtame mingid tuntud multikat Cartoon Networki peal, väga tihti olid seal Jaapani animaatorid, aga see tegelikult ei olnud toodetud Jaapanis suures, täielikult. Et anime on ikkagi see, mis on algusest lõpuni tehtud Jaapanis ja osad panevad sinna punti nüüdseks ka asju, mis on animest mõjutatud, sest anime kui siuke kasvas tõesti üsna usinasti siukseks omamoodi kultuuriks ja osad panevad sinna punti ka nüüd asju, mis on animest mõjutatud ja tegelikult istuvad kuskil, ma ei tea, toodetud Ameerikas või kuskil mujal, aga tegelikult jah. Mõni inimene läheks näiteks väga kurjaks, kui ma ütleks, et Avatar on mu lemmik anime, Avatar The Last Airbender, sest ta ei ole anime, aga ta on väga, väga, väga tugevalt animest mõjutatud. Aga miks see vorm on äge? On see, et
et ühelt poolt, kui sa vaatad animet, saame aru, et see on joonistatud, ta ei ole päris. Filmi puhul sul võib tekkida see mõte, et okei, äkki see on päris, aga come on, see on multikas, see ei ole päris. Ja tänu sellele on võimalik sellega teha asju, mida sa filmis ei saa teha. Sa saad astuge edasi, julged, kõik on jumal okei, äge. Et sa saad murda väga palju reegleid, nii joonistustiiliga, anatoomiaga jumala eest, et mingid animevõitlused on siuksed, kus füüsika ei kehti aga eesmärk ei olegi see, eesmärk on anda tegelikult edasi kas lugu või emotsiooni ja selle reeglite murdmise käigus tegelikult mulle tundub, et ja ebareaalsuse käigus, mida tegelikult toodavad, ma tunnen, et nad näitavad midagi, mis on vahel nagu väga ehe ja ma ei räägi siin fanservice'ist, vaid pigem sellest, et animes ma olen näinud oluliselt rohkem autentseid emotsioone, ma ütleks. Mis on nagu, tundub hästi jabur, joonistatud tegelane, aga need on lihtsalt nagu nii detailideni välja joonistatud ja ka need emotsioonid, mis seal taga on, tunduvad tihti nagu kuidagi siiramad või vahetumad. Kui me selle nagu pärast pulkadeks lahti võtame, siis mulle endale isiklikult tundubki, et ta on nagu poeesia selles mõttes, sest ta suur rühk on selleks, et anda neid tundeid. Sellepärast nad on niimoodi ligestast lahti. Suur osa sellest on ainult mitte sellepärast, et füüsikat moonutada või et see oleks üleni ulme, vaid et see tunne on esiplaanil või tähtsam. Ja selle juures on ka see, et olgem ausad, see, kuidas meie inimesena tunneme asju, proovi seda nüüd sõnadesse panna täpselt. Vahel tuleb välja, alati tuleb. Ka siis ei tule välja. Või panna filmi, aga anime on, ta on nagu oluliselt vabam meedium, et näiteks üks mu lännik animetest, mis küll ei ole ulme, aga mis annab väga hästi edasi, mida ma mõtlen on Your Lie in April, kus siis peategelane on klaverimängija, noor poiss ja ta on põhimõtteliselt kaotanud võime muusikast rõõmu tunda või üldse elus rõõmu tunda. Ja see, kuidas tegelikult visuaalselt seda edasi antakse, see on võimas. See on lihtsalt, ma olen seda vaatan vähemalt 20 korda iga korda, ta on nagu üsna kuledasti, sest et sellega nagu antakse edasi ja ongi, et kui ta klaverit mängib ja sa visuaalselt näed seda, kuidas ta oleks justkui nagu vee all, kuidas kõik asjad on tema jaoks rasked. Kui sa kirjeldad seda lihtsalt, see ei tööta nii hästi, aga kui sa visuaalselt näed seda, see annab kuidagi hoopis teise kuidagi mõõtme sinna juurde. No aga see tunne, et ei ole päris kindel, aga vist olen rohkem nutnud ja sellise joonistatud meediumide. Tundub imelik, on ju? Nagu ja see on ka võib-olla ka põhjus, miks meil on mõned inimesed, kes on nagu tõsiusksed, sellised anime-fännid ja see on siuke hea kraam ja siis ja see hirmutab natukene ausalt öeldes inimesi, kes on anime võõrad ja kes ei ole sellega kokku puutunud ja täiesti loomulikult hirmutab, aga kuna see tekitab tundeid nii tugevaid, siis see on ta tundub loogiline, et sul tekivadki sellega tugevad tunded ja sa tahad seda nagu nüüd jagada või sa oled väga kinni mingites asjades seal. No sa tahad ikka head asja teistele ka. Muidugi. Me oleme karjaloomad, eks ole. Ma räägin, kus mu maardla on. Just. Tule vaata neid juurika. Jaa, aga anime on siuke asi, mille puhul tuleb inimesi natukene pehmendada. Et sa pead ikkagi natuke vahel mingite animede puhul sa pead nagu tausta rääkima, miks ta on siuke nagu ta on. Aga sinna me jõuame. Muidu, kas sa oled istunud kellegagi maas ja hakanud seda nii-öelda kureerima, mis ta näeb või nagu selliste vanemlikku? Mul on mõned sõbrad, kes ka vaatavad ja me oleme nagu arutlenud selle üle küll mingite erinevate aspektide üle, mis seal veidrat on. Aga enamasti sõbrad, kes animet muidu ei vaata,
ja kui mul satub siis ette anime, mis võiks nagu nende maitsele sobida. Et ma ise ära vaatan, mul ohoh, äge, sa oled muusik, siin meil on anime bändi tegemisest. Mängivad džässi, džämmivad, see oli, emotsioonid on ka, aga nad džämmivad ja see on ilgelt äge ja ma usun seda, palun vaata. Et ma loodan, et kõnetab. Siis lähed talle seda soovitan. Just. Kas see põhimõtteliselt, äkki see tunde asi ongi see, mis teeb ühe asjana, mida animes saab teha nii teisalt moodi kui mujal saab? Just. On veel midagi? Mida ma tahtsin rääkida, on anime mõjutusega filmid, eks ju, meil oli teema. Ja kui me võtame siin hiljutised popid asjad, siis K-pop Demon Hunters ei ole anime, aga ta on anime mõjutustega film kohe kindlasti. Ja kui me võtame sealt mingid kindlad elemendid, mis sellele vihjavad, siis mitte ilmtingimata see, et see on nüüd joonistatud või et see on nüüd selle piirkonna sümbolid sees või ägedad võitlustreenid, mis võivad olla ka inimest inspireeritud, vaid see, et reaalsus vahepeal muutub ja see ei sega meid. Näiteks seal on esimene tseen, kes on näinud, on võitlus, mis toimub lennukis. Ja ühel hetkel keset seda võitlust ägitsi see lennuk tundub visuaalselt umbes 2 kilomeetri pikkune. Ja meil kõik on nagu, aga see on animeeritud, see on okei. Ja sinna sellesse hetke see sobib. Et ta ei hoia nagu füüsikareeglitest kinni. Rääkimata sellest, et pärast nad hüppavad kõik seal lennukist alla ja ilma langavarjudeta, aga nad on superkanglused, neil on lubatud. Või siis võitlus enda ajal see, et äkitsi inimesel ei ole enam küünarnukke. Sest ta lööb vist nii kiiresti, et käed tunduvad painduvat. Jällegi, füüsika, see ei ole tähtis sel hetkel. Ja tegelikult meenutab muusika videosid, et selles seda ka, ja. Mingi selline lubatavus kogu aeg. Just, aga kui sa hakkaks seda tegema päris filmis, siis seal inimesi segab see rohkem. Et seda on proovitud. Muidugi Matrix proovis seda kõige rohkem, hästi tehtud, nemad said sellega hästi hakkama. Sest seal oligi sisuline eesmärk. Aga mingi boksifilm oli, mille nime ma ei mäleta üldse, kus siis kasutati animevõtet, kus siis ühel hetkel publik kodus ära ja oli ainult 2 boksijat. Ja anime puhul see on nagu tavaline, see on niisugune visuaalne metafoor, mida kasutatakse, et ainult meie oleme siin. Aga päris filmis see on nagu, mis juhtus, kus inimesed on, et sa murranud nagu selle reaalsuse liiga rangelt ära ja päris filmi puhul me eeldame reaalsust rohkem. Anime puhul me ei eeldagi reaalsust, kui see on joonistatud. Ajad sa seda Matrixit mainida, ma tahaks mainida sinna juurde seda, et seal oli eeltingimus, et see on seletatud. Sa ei pea animest seda seletada. Ja. Ta teeb seda ja sa võtad selle vastu nagu psühholoogilise sellise teata. Ja. Et see on su psühholoogia, mis sul räägib seal. Ja see ei ole ulme. Matrix vastupidi, ta pidi ära seletama selle enne, miks nii on. Ja. Matrix on üldse tore. Ja, väga. Just kui seletada seda, et kuidas on siis filmid ja raamatud ja kõik on ja anime on seotud, et meil oli Matrix, enne seda oli Ghost in the Shell, mis väga tugevalt mõjutas Matrixit, enne seda oli vist Blade Runner, kui ma õigesti mäletan, või ei olnud Blade Runner, midagi muud oli. Esimene või oli kindlasti enne? Vist oli, ma mälu. Võtame selle kindlasti koha peale piiksu. Aga ühesõnaga, ma tean, et enne Ghost in the Shell'i olid olemas juba filmid, mis rääkisid Neo Tokyost ja enne filme oli tegelikult raamatu materjal, mis rääkis sellest, et kuidas meile androidid tunnevad. Seega kõik need asjad on omavahel seotud, need on erinevad meediumid lihtsalt ja igaüks proovib lihtsalt kasutada enda meediumid selleks, et rääkida mingit lugu. Animel on omad kiiksud, aga tal on ka oma pluss, on see, et ta on odavam kui Hollywoodi film, aga ta ei ole ka päris nagu liiga odav. Et sa saad võib-olla kiiremini mingi asja valmis teha, aga
aga selle nii-öelda perfektsuse tagaajamine, et Akira näiteks esimene suur anime, mis laineid lõi üle ookeani. Et jah, tegemist on meistriteosega, isegi tänapäeva mõistest on meistriteos. See joonistati lihtsalt nagu nii kvaliteetselt, et isegi praeguse tehnika juures me vaatame, et wow, et lihtsalt sinna topiti nagu neid pilte nii palju vahele. Hind oli ka kõrge, muidugi. Aga jällegi tänu sellele, et ta oli nii uhke ja nii mõjus, tänu sellele Terminator 2 sai ilusasti pildi plahvatusest, sest nad võtsid Akirast inspiratsiooni. Et noh, kõik meedium, mis me tarbime, mõjutab üksteist mingil määral. Ja samas on nagu algoritm, et kui sul mingi ütleme, seal süsteem teeb asja alguses palju kiiremini ja odavamalt tingimusel, et see on ikka veel joonistatud, aga siis tal ühel päeval, kui sul on need Hollywoodi efektid on kõik mitte välja ehitatud stuudiote suurendatud mudelitest ja nööri otsas rippuvad tüübid seal lendavad, vaid just see, et neil on nüüd kergem ja odavam teha seda efekti, et mis meil animest nii see hakkab tagurasti mõjutama ilmselt, et anime peab nüüd joonistama neid asju. Et ei oleks nagu ai. Jah, seda küll. Et oleks kunst. Aga no, kuidas ta edasi läheb? Juba praegu tegelikult kasutatakse animatsioonis ka päris palju arvutigraafikat. Küsimus on selles, kus ja kui hästi. Et päris AI-d, ma arvan, et keegi veel ei tahaks sinna. Et ta nagu ikka fännami taha. Jah. Aga kui sinna filmi ja anime vahele või võtta selle ka, et film ja raamat on alati võrdluses, et kas anime ja manga on samamoodi võrdluses? Ei. Aga seleta see filmile sära? Ei ole. Sest et kui mangast tehakse anime, manga on siis koomiks alguses ja enamik vähemalt anime seriaalide puhul on see, et tehakse anime seriaal siis, kui manga on olnud piisavalt edukas. Ja see edukus seisib selles, et iga kuu tuleb välja põhimõtteliselt kogumik, kus on nagu järjejutt, aga see on koomiksid. Ja seal on enamuses on siis sellised vanad tegijad ja siis mõned uued tulijad. Ja need uued tulijad peavad siis silma jääma ja siis saama nagu järjest võimsamaks ja püsima jääma. Ja kui tehakse sellest animatsioon ühel hetkel, siis enamasti tehakse see võimalikult manga sarnane. Et filmide puhul me oleme näinud hästi palju seda, et Hollywoodi filmid, et meil on siin käsikiri, ja me teeme midagi. Et ei hoita nagu poesmaterjalist väga tugevasti kinni. Anime puhul seda juhtub, aga mitte nii palju. Enamasti hoitakse väga kõvasti kinni, sest et kui see on juba püsinud igakuises ajakirjas sul või 3-4 aastat, sul on fandom ja sa ei taha neile pettumust valmistada. Ja nemad ootavad lihtsalt seda, et see oleks võimalikult autentselt. Sest kui sa teed juba sisuliselt koomiksist teed animatsiooni, siis esiteks sa nii ehk muudad seda. Et sa pead lisama sinna tegelastele hääled näiteks. Sa pead vahel lisama värvid, mida võib-olla originaalis ei olnud, mustavalge võis olla. Heliline taust, introd. Et sa tegelikult paned juba nii palju asju sinna juurde, et vähemalt see lugu ise ja jooistustiil ja need võiks jääda võimalikult sarnaseks. Et sellest ma olen aru saanud vähemalt nii. Eks siis seal ei tule seda tüüpilist efekti, et oota, mina kujutsin seda tegelast hoopis. Ei, seda ei ole, sest et see on ette joonistatud ja seda ei ole, et Legolas on teise kujuga. Just. Värvidega võib olla küll, sest et väga palju neid ajakirju on pigem mustvalged olnud kunagi. Praegu ma ei ole nii hästi, aga ma arvan, et jah, nad on mustvalged tihti, aga
aga see trükikunst on paranenud, seega see kvaliteet, mis sealt välja tuleb mustvalgena, on oluliselt parem, kui ta kunagi oli. Aga põhjus, miks me animes näeme nii palju imelikke soenguid, imelikke juuksevärve niisuguseid asju, ongi see, et aga sul on mustvalgelt vaja edasi anda tegelast. No kuidas sa annad teda edasi? Juuksevärv on must või valge. Juuksevärv on must või valge, soengu kuju, kõige lihtsam. Kõige hullem on see, kui sul on näiteks manga tegevus toimub koolis näiteks. Koolivorm, kõigil koolivorm, sa ei saa riietusega edasi anda tegelast. Sa peadki tegema seda põhimõtteliselt peaga. Ja sealt tulevad siis enamasti mingi väga tugev nägu, eks ju, rõhutatuna. Just emotsioonid näos, soengud ja tihti ka juuksevärv. Ja see loll salk. Ja, need salkud. Raaps, Noonius, Ulrik ja Patsik. See kusjuures mõjus meie, kui te võib-olla mäletate, siis siin kultuuris on see ka olnud see üks juuksesalgu teema. Okei. Ja see on olnud üle 100 aasta. Seda ma ei tea niisti. See minu jaoks oli nagu, et vaata kus paralleel, et kui ma avastasin, et see on nimetatud nimega, ma ei ole nimetas tugevaks või. Ahhe. Midagi sellist, eks ole. Üks teine sõna siin kõrval on ootlik ja ei sobi välja öelda, aga et see on meil ju nendes esimestes joonisfilmides, mis on Läänepool, Euroopas, Ameerikas ka, et see piu. Jah, aga ongi, see annab karakterile ise loomu. Ja sa näed, kuidas pidi pea on, kui ta on natuke sellega. Ja, sul on lihtsalt mõistada ka oluliselt. Ma arvan, et tegelikult tahaks kommentaari kuulata just nendelt, kes on midagi joonistanud, kas siis animeerinud või komiksit teinud, sest see on midagi muud. See on ikka teistmoodi joonistamine ikkagi. Ja. Kõik see korra proovinud, näiteks ma olen proovinud, sain juba aru, et oi raske on. Ja. Nii kõik need korrad, kus sa ikka võtad ennast kätte ja proovid, siis sa saad aru, et ja sellega oli ju see jaama ka. Ja, ta ei ole niisama lihtne. Teatud asjad, mis on ja ei lähegi üle, see ei lähe kergemalt ka, sest sellest on. Enne kui sa ei saa seda automatiseerida kuidagi, mis ka ühtlasi teeb võib-olla materjali natuke jäigemaks, sest et siis sa ju ei, me teame seda Hollywoodi teemat ka, et nad kopeerivad Disney kopeerivad seda teatud mingit tebetsisteeni võivad kopeerida, natuke teine kleit on seljas. Ja, animes on tegelikult sama. Animes on sama. Oleme muidugi, kust ajastust sa selle anime võtad, aga leidub ka seal. Sest et anime oli oma nii-öelda sünnist saati, või sünnist, Astro Boy, eks ju, oli see, kust loetakse siis anime sündi, kuigi juba enne seda tegelikult Jaapanis olid väiksed animeeritud klipid, kas või sõjapropaganda omad. Aga Astro Boy siis ulme on ju, ja see oli lihtsalt sellepärast, et kohalikus meediakanalis jäi eetrisse jäi tühja ruumi ja siis üliodavalt põhimõtteliselt kohalik manga tegija ütles, et teeme ära. Ja siis ta liidutas igasugu tehnikaid selleks, et peaks võimalikult vähe joonistama, sest et raha, mis sellest said, oli täiesti tühine. Ja sealt alates tegelikult ongi, animes on nagu siuke kerge needus on kaasas, et need, kes tegelikult joonistavad, saavad vähe raha. Ja see on paremaks läinud aja jooksul. Aga sa ei saa kuulsaks rikkaks? No jah, ei saa jah. Matkelootusmaa. Et Miyazaki näiteks, ta nüüd veel endiselt joonistab, aga ta pigem Studio Ghibli siis üks tuntumaid nägusid, et ta ei tegele enam nii-öelda stseeni haaval joonistustega, vaid tegelikult loo tervikuga, et see on midagi muud. Aga ta on endiselt selles valdkonnas ja ta ise on ka öelnud, et ta vihkab seda tööd, aga tal meeldib seda teha, aga ta vihkab seda. Et siuke korralik kunstnik. Aga jah, et seda alarahastust on.
ja tänu sellele tegelikult on ka leiutatud hästi palju tehnikaid animes, mis hoiavad raha kokku. Et sa peaks vähem joonistama, eks ju. Et kui sul on näiteks valmistatud suur pilt ja sa mitte ei joonista uut pilti sellest, kuidas keegi liigub, vaid sa liigutad kaamerat. Ahaa, sa saad mitu sekundit juurde. Või siis sa võtad nii-öelda kaamera nurga, võtad kohast, kus sa ei näegi kellegi suud, aga samas keegi räägib. Ahaa, jälle sa ei pea animeerima kellegi suud. Või see on tegelane, kelle suu on kaetud, eriti super. Või maskidega tegelased. Just. Või korduv kasutamine erinevate juppide. Ma ei tea, kas on 90-ndatel näinud Jaapani animatsiooni siin lastele mõeld. Sellel oli ka see probleem, et suu oli sedapidi. Jälle lihtsustatud võimalikult, aga sellel ajal meie arvast ka animes oli see, et nad meelega ei pannud seda nii-öelda häält sinna paika enne. Vaid see suu pidi liikuma karakteril võimalikult, kuidas öelda, üleüldiselt rääkimise ajal, et sa saaks võimalikult hästi dubleerida hiljem. Et ei olegi see, et see on nüüd mõeldud Jaapanile või millegi muule, vaid see suu lihtsalt liigub suvalistes asendites ja sul on pärast dubleeringut lihtsam teha. See muidugi aitab siis, kui see läheb rahvusvaheliselt tuntuks ja. Sest see sama küsimus, ma tahtsin tegelikult seda vist hiljem küsida, aga see kumba meile ette satub ei sõltu vist sellest, kumba me eelistame, aga kas on subtiitrid või on hääl peale loetud, et meie keeles väga ei vali. No meie keeles keegi sul ei loeb peale. Ise see, et inglise keeles loetakse küll, aga samas me ei pruugi eelistada seda. Imelikult sa võid vaadata mõlemad keelt ja vaadata, et ei, ma tahan neid supakaid siin. Jah. No, ma ise tungivalt eelistan dubleeringut, aga puhtalt sellepärast, et kui ma loen seda teksti seal all, siis ma ei näe visuaali, sest mu fookus on alla ääres. Et ma tahan näha pilti rohkem ja selle juures tõesti dubleeringuid on, mis on üsna hästi tehtud, on ka neid, mis ei ole nii hästi tehtud. Aga samas mul tuli kohe meelde, et mitte anime, aga ütleme siis lääne animatsioonid ja mingil põhjusel minu noorem põlvkond seal tungivalt eelistab originaalkeeles kuulata, sest see ja nad veensid minuga ära. Teatud asju ma lihtsalt ma ei saa nii hästi, ma toon selle näite, et ma lihtsalt ei saanud alguses emotsioonile niimoodi pihta, kui ma ei kuulnud nende häält, ma kuulsin seda, mis oli inglise keeles peale tehtud. Ja ma saan, päris hea lugu, aga alles siis hakkas elama, kui nad selle nii-öelda vägivalselt ära vahetasid mul. Ja me hakkasime koos vaatama ja mõtlesin, et mida ma enne tegin. See oht on. Et sellest ei kuulenud päriselt seda, kuidas nende kogu see oli inglisekeelne hääl, oli ka näitleja hääl, eks ole, sa võiks arvata, et see töötab ju. Aga ja seda enam, et tõesti ma üritasin pärast ka veel sealt alt ikka lugeda. Isegi kui see oli inglise keeles, siis ta räägib teist see rütm ja kõik on selline, et sa oled ikka natuke sunnitud tõdema, et võib-olla ma ei ole nii pädev selles. Midagi läheb tõlkes kaotsi alati ja seal eriti, et need keeled on väga erinevad. Ma märkasin oli niimoodi, et esimene, mis ma vaatasin, nime jälle ei ütle, aga just see, et siis hakkas järsku mul aega olema. Püüasin lugeda ja vaadata selle pärast, et ma sain aru, kuna emotsioon tuli üle. Ehk siis, et sa saad tegelikult aru, miks see rütm on koos, ütleme, selle liikumisega. Ma tean, millal ma üles vaatan, millal kiireks läks. Et see oli minu jaoks kõige, ütleme, üllatavam asi. Ma ei olnud valmis, ma ei arvanud. Oleks usknud seda, kui keegi oleks sellest rääkinud. See on täiesti siuke sisetunde küsimus, et proovi. Ma ei proovi ka, eks. Nagu tark nagu ma olen, eks, et siis ma juba ei jõua ju, sama, mis sa ütlesid. Et ma olen mõlemad pidi proovinud ja enamasti ma ikkagi, on mingid animeid, mille puhul ma olen subtiitreid ka eelistanud, aga enamasti ikkagi dubleering, kui ta on olemas. Kui ei ole, siis on nii. Nii. No siis see tuletab meelde võib-olla, et no just see anime hääl tegelikult, paljud on selle vastased, et siis see on põhjus, miks ei saa vaadata nagu selle manga animet, vaid nad ootavad ära, kui nüüd tuleb live action.
oled sa kohanud seda vaatanud üldse? Ei ole. Siis ma seletan pikemalt, et see, et seal on see ka üks troopidest, milleni me veel jõuame, aga selles mõttes, et see anime helindamine, see häälenäitlejate töö ja seal on nüüd teatud võtted, mis esinevad nagu filmist filmi, et see tegelane ütleb seal ringis, tal on selline tohutu sisemonoloog, aga see on selline kogelemine, auku kukkumise, meeletud agoonilised häälitsused ja sellised hästi täis selliseid kõnetud kõnet või ta ei olegi nagu verbaliseeritud. Okay. Et ja siis mõne aja pärast, eks ole, viskab vaatajal natuke üle, kui sa ei ole sellega arvanud. Et see on filmiti erinev või ütleme animeti erinev. Okay, mõne ma mäletan, et ma oleks märganud ja teisel on niimoodi, et eriti hull, kui ma ei vaata parajasti, et tulen sinna kuskilt ja ma teen praegu võilema, kas ma ikka tulun seda filmi, sest ta käsub seal taustal nii kõvasti. Aga sellega on see, et miks ta niiviisi on? Jah, miks? Miks on nagu sisemonoloogid ja sellised asjad tihti anime filmides just ja sarjade sees ongi see, et ta on tulnud mangast. Ja kuidas sa ei saa teistmoodi seal, sa ei saa kirjeldada teistmoodi tegelase sisemonoloogi, kui pannes kirja sisemonoloogi. Ja kuna seda tehakse, proovitakse nagu võimalikult autentselt üle anda, siis jah, võib-olla ta ei pea nagu nii palju ja tegema, aga need sisemonoloogid tulevad sealt. Aga siis on mindud sellega natuke järgusse mõnes filmis, kus tal ei ole seda sisetegevust nii palju, et näidata. Ta lihtsalt kõnnib ja see on kardetud vist, et see on iga ja ma ei tea. Ja siis ongi see, et sul ei ole tegelikult seda funktsionaalselt nii vaja, et kõik tema ebakindlus on niivõrd artikuleeritud või ütleme nii kuulda ja siis võib käia nagu harjumatul kõrvale küll närvidel. Ma arvan, et sellega võib ära harjuda. Ja. Või see on maitse küsimus? Mõlemat. Osadele meeldib, aga jällegi anime on siuke tore kunst, et nii nagu raamatutega ma arvan, et sa saad teha enda valiku ja nautida sealt seda, mis sulle meeldib. Ja kui kõrval on mõni autor, mis sulle ei meeldi, näiteks Timo Talvik, et siis sa lähed temast tiiruga mööda. Aga et sul peab olema see valikuvabadus ja anime puhul lihtsalt see valik on väga-väga suur ja leida seda kraami, mis tegelikult oleks siuke, mis sulle täpselt sobib, on vahel natuke raske. Seda enam, et tegelikult kus sa neid nimekirju saad, et seal on vaja kammida võib-olla siis ikkagi kammida neid, kes on juba fännid, aga neil on eelistused juba kujunenud. Sa pead sellega leppima, et nad lihtsalt räägivad sellest, mis neile meeldib. Põhimõtteliselt. Mida ma olen teinud, ma olen teinud Google otsing, et selle žanri animed, soovitused, vaatad joonistusstiili, vaatad sisu kokkuvõtet ja proovid. Sest et on joonistusstiile, mis mulle ei sobi. Lihtsalt ma ei saa. Ma tean, et see on kõik teist on ka joonistatud, aga see nagu ei meeldi mulle lihtsalt. Ma ei saa seda nautida ja kuna ma teen seda naudinguks, siis see peab mulle meeldima. Ja spordianimed näiteks ka ma väga ei ole vaatanud, sest et lihtsalt väga ei kõneta. Aga me nagu lupsti jõudsime selleni, et neil on ju teemadeks, aga on tegelikult temaatilised žanrid, sama nagu meil, et kui see lääne kunst on kõik temaatiliselt jaotatud, siis on ju animel ka sama. Võib-olla on seal mõned, mida lääne kunstis ei ole nii eraldi välja toodud. See on žanrid ja siis on veel demograafiad, mis on vanusegruppidele, eks ju. Kas see mul ongi selline mõte, et ma tahtsin sult välja pinnida, kas see demograafia on äkki isegi esmavalikus oluline, kui sa vaatad ära, et kas on kodumaa, et lastele, siis on ohutu. Aga see võib-olla see nii-öelda väike, pisike nuinnusus. Kui seda oma lastele näidata, siis see peaks olema ohutu. Aga siis on see nagu see, et vaata, sa muidu vaatad läänefilmi ka, et mis reiting ja. Aga et seal ei ole niivõrd öeldud, mis reiting, vaid seal on nagu see laste oma selge. Kui ta on tõesti nagu lastele suunatud, siis on okei. Kui ta on suunatud poistele,
siis on, noh, vaata enne läbi, mõtleks. Kuna ma nimest mäletasin, ma panin need 5 põhilist kirja kodumaa lapsele, lastelekestele. Just. Shonen on need vahepealsed, noorukid naissoost ja meessoost ja siis on need, eriti hull variant ongi Josei Seinen või siis Josei Seinen. Naised, mehed, kes on suured ja meid ka täiskasvanuid. Muidu ongi, paneme mingi sihtgrupi üritus on täiskasvanutele, aga üldjuhul ei juhtu, et me vaatame filmi, nimetame seda täiskasvanutele ja siis ei lähe kõhklevalt minema. Ma vist emaga ei tule. Siin ongi see, et need on sellised üleüldised demograafiad, mis on tihti paigast tänu eelnenud mangale, mis on välja antud siis. Mis on tulnud välja ajakirjades, mis on suunatud kindla sihtgrupile. Aga jällegi, noh, selle sihtgrupi järgi sa võib-olla saad aru, mida seal võib rohkem olla. Kui see on suunatud poistele, siis mis meeldivad eestimeelistele poistele, fanservice, kes ei tea, mis on fanservice, see on siis rinnakad naised ja Anti-fighters. Anti-fighters. Põhimõtteliselt, et ja võitlust on hästi palju tihti ja väga-väga vahel isegi väga verist võitlust. Hästi palju maailma päästist. Ja noorukite poolt, see on tähtis. Ja see ongi siuke huvitav, et kui sul oleks teismeline poeg, siis mida sina talle annaksid, kas sa annaksid talle verd ja rindu. Aga noh, jällegi anime on siuke, sest et seda müüakse sellesse vanusegruppi ja see pakub neile huvi. Teismelised tüdrukud, nendel on vist teened. Pigem romanss. Romanss ja veel romanssi. Ja, omajagu. Tunded. Sotsiaalsed pinged. Ja, aga kes maga, aga need võib olla kaklema. Aga ka sealt võib leida tegelikult üsna äge. Fantasy siis võib rohkem kaklust tulla, et mõõgad on tüdrukutel täiesti teemal. Ja, samas fantasy, mulle meeldib see, et fantasy, kui me võtame nii-öelda anime ja fantasy žanr, et siis sinna alla läheb kõik samurai võitlusest kuni haldjateni. Ja siis on sci-fi, mis on kosmos. et kui meil on ulme, mis on 3 asja, siis neil on nagu, et semi-ajalugu ja teised maailmad. See on kõik fantasy. Ja siis meil on isekai, kes on nagu see kõrval. Ta on nagu fantasy, aga me ei ole päris kindlad. Ja siis meil on ulme. Või noh, kosmose ulme, eks ju. Ulme on kosmose ulme ja väikeste ütleme kaldumistega siia esimene. Just. Robotid peaks olema ka ju üle selle sci-fi. Ja ta on sci-fi, jah. Nad ei pea olema kodus. Aga kui see on robotid, kes on tehtud taimedest, siis ta on fantasy. Ma isegi mõtlesin, et kui seda siin pärast natukene pinnida veel, et siis need ulmetahud pärast oleme seal troopides natuke sahminud juba, et siis võib-olla saab selgemaks, kuidas, miks ta niimoodi on, et miks see fantasy võtab selliseid näljakaid vormi kohati. Ja kas mul on selline tunne, et tegelikult see kandub siia küll üle. Meil muidugi kirjanduse kaudu. Mingil määral. No kirjandus on ta kindlasti tulnud, sest et kui me räägime isekaist, mis on siis teise maailma sattumise anime. Või tagurpidi tagasi. Jah, või tagurpidi tagasi, keegi kuskilt fantaasiamaailmast satub siia maailma. Siis ilmselgelt mõjutasid seda arvutimängud mingi hetk. Noh, tegelikult ka Alice Imedemaal on isekai lugu. Sest et ta on kuigi teises maailmas. Aga Alice Imedemaal on üks väheseid, kus lääne pool on isekai lugu selles õiges võtmes, et me näeme, kuidas ta sinna kukub. No ja siis on need ülejäänud, mis on ka sarnast liiki, aga muinasjutu teadlased ka jagavad neid seda pidi. Kui me näeme ka, et ta sinna kukub ülejäänud juhtudel, me lihtsalt lähme niimoodi, et ühes teises universumis, ühel teisel dimensioonil, eks ole. Kõik see lihtsalt on enne raamatu algust ära. Ja anime, hästi levinud animetrupp on see, et said surma ja nüüd sa oled teises maailmas. Ja nüüd sa oled, kas siin on mingi võime nagu hästi
power up, eks ju. Sul on mingid oskused, mida kellelgi teisel ei ole. Või sa oled lima, või sa oled ork, või sa oled kass isegi. Ja see on nüüd, olenevalt, kuidas seda animet on tehtud, ma ütleks, et kui me võrdleme kirjandusstiilidega, siis ta on tõesti nagu kas game lit või lit RPG, et on nagu piisavalt sarnane ja meil on ka animeid, praegu ei tule meelde täpselt nimed, aga on animeid, mis toimuvad arvutimängus ja kus siis peategelased on näiteks virtuaalses arvutimängus ja nad on sinna lõksunud. Sword Art Online näiteks. Alguses oli manga, siis oli ta ilusasti animatsioon ja siis tegelikult tekkis üldse lit RPG buum. Et kõik need asjad mõjutavad üksteist ja see on äge. Ikkagi see on universaalne inimesele, sest aga Lindgren ka ju ise kaitas nende vendade lõvisüdametega. Ja see on ka täiesti, et sa sured ära teises maailmas. Ja isekai. Aga see ka, kui juba isekai juurde jõudsime, et tegelikult on ju üks selline variant olemas, mida vist ma arvan, et ma ei ole nii, või mulle ei tule pähe, aga andeks, et meil oleks nii palju läänes, kui on animes juhtunud, et ei ole isekai lugu põhimõtteliselt, aga siis teises see ei ole nagu hooaega, see on koostöö. Et see komplekt neid osi, mis on nagu üks ports keset seda või selle lõpupoole peategelane ise kaitatakse kuhugi ära, siis ta on ära. Ja siis ülejäänud tegelased peatakanadena teevad midagi, saavad mingi oma asja jälle kätte või neil midagi lugu areneb natukene ja siis 5. hooajas äkitselt peategelane ise käitab tagasi või ta lihtsalt saabub. Ja vahepeal flashbackidena öeldakse, mis ta tegi seal ära olles, aga siis ta tuleb tagasi. Et ta võib-olla lihtsalt ära käib, mitte see, et nagu, et ütleme, isekai tähendab seda, et meie tegelased, meie omad tavareaalsuse inimesed või mingid tüübid siis satuvad mujale, aga on see nii-öelda tagurpidi variant, kus mingi ajalooline tüüp satub meile või mingisugune kosmosetüüp satub meile või haljas meile, aga siis on see sama asi, et meilt satutakse minema, et lihtsalt nagu oleks näitleja käinud, ma ei tea, haiglas aga neil ei lähe see näitleja kuhugi, sest see on joonistatud tüüp. Ja nad teevad seda. Ja kui see on nagu päris palju olnud, ma olen nagu vaadanud. Mitte just teavad. Aga miks mitte? Nii hea nagu mõtelda, et miks, aga just see on aga see on kunst, kus sul on väga tore murda reegleid. Lihtsalt see teed selle pärast, et ma väsisin sellest soengust ära, mine ole kuskil natuke. Võib-olla võib-olla ka pikemate animete puhul, animesarjade puhul on ka, tuleb vaadata niisugust asja nagu raha. Et kui me enne ütlesin, et rahastus on nii-öelda väike, siis pikemate sarjade puhul on tihti näha ka seda, kuidas kui sul on hooaja lõpp on nii-öelda tulemas, niisugune arki pildi ehitatakse ülesse, siis siin kasutatakse väga palju tehnikaid, mis on jälle nagu odavad ja siis viimases kõige tähtsamas episoodis äkitsi kvaliteet, joonistus kvaliteet tõuseb, sul on pilte nagu nii palju lahingid, seenid on. Aga sellepärast, et neil on nii-öelda raha on terve kuu peal ja nad peavad lõikama sealt ära, kus saab. Ja see on täiesti loomulik. Ja võib-olla ka sellepärast, et mingid tüübid vahepeal mingid tegelast jalutavad lihtsalt ära, sest et paganama kallis ja raske on neid animeerida. Et ta tundub nagu täiesti loogilise mõttena, kui arvestada, et väga palju on seal selle taga, et kas meil on ressurssi. Ma absoluutselt teen mingi mini-uuringu selle kohta nüüd varsti, et kas kõik need, kes ise käitavad vahepeal lihtsalt minema ja siis tagastavad ja kellest ei räägita vahepeal ja ei animeerita välja, kus ta käis 2 seesooni, et siis kas need on kõige keerulisema välimusega tegelased selles sarjas või ei ole seal mingit sellist? Ma ei tea, ma just tean seda, et see tehnika, et lõikame ära või teeme võimalikult odavalt eelnevalt, et lõpus oleks äge lahing, see on niisugune levinud tehnika. Vähemalt siin kuskil 90-ndate kandis ja 2000-ndate. Ja ma kunagi mõelnud, et äkki lihtsalt oli keeruline joonistada seda venda.
et ja mõtle kui mõnes mõttes nagu nõme põhjus, eks, et sa ei saa lugu rääkida, sest et sul ei ole raha, et teda joonistada. Ja samas mõtlesin, et äkki on nii, et kui sul on mingi stuudiokamp ja siis nad on kuidagi töö ära jaotanud, et ongi, et peavees teeb neid keerulisi tüüpe, ülejäänud teevad neid lihtsamaid tüüpe ja siis ta, ma ei tea, läkski haiglasse. Või mingi teine projekt, mis on tähtsam, et kelle öeldi, et vaata, nüüd teed seda või muidu su terve stuudio ja siis läks ja tegi seda ja need teised said natuke aega hakkama. Ja ma ei ole küll päris spetsialist detailide koha pealt, aga ma tean, et mingi vaheaegu oli siuke anime boom täiesti ja siis tihtilugu nii-öelda all töövõtuna olid eraldi kohad, kus siis väga odavalt, aga üsna heas kvaliteedis joonistati usinasti. Ja siis niipea kui nad said lisatöö, siis nagu mingi teine projekt kannatas, kvaliteet hakkas langema, sest et lihtsalt liiga palju töid võeti korraga kätte ja mitte ainult ei tehtud enda kraami, vaid ka Ameerikas mingeid taustade animeerimisi või nii edasi. Et mingi võrdlus kellelgi oli, et päevas sa pead joonistama sisuliselt 20 lehekülge joonistama. Arvestame, kuidas tavaliselt me mõtleme joonistamist. See on tohutu mass. Just, ma mõtlen ka, et ja see on selleks, et sa suudaksid normaalselt ära elada selle töö pealt. Mitte hästi, vaid enam-vähem normaalselt. No see meenutab sellist Hansa-aegset sellist käsitöölist, kes on muuhulgas skulptor, maaler. Tal on need õpipoisid teevad mitte ainult ise ka värve, vaid teevad ju vintsaldavad väikseid ingleid sinna ja ta ise teeb selle tähtsama visandamise ära ja siis võib-olla maalikab. Just, aga terve töökoda on nagu rakkes ja nad elavad ära. Nii. Enam-vähem. Kuuldavasti on see paremaks läinud, aga kuna ma Jaapanis ei ära, siis ma ei tea nii hästi. Tunne ühtegi? Ma tean mõnda Eesti jaapanlast, aga neile anime ei paku huvi, mis on nagu eriti müstiga. Inimesed on erinevad. Okei, sul ei meeldi lugeda või? No jällegi neil mingid animed meeldivad, aga nad ei tarbi nagu püsivalt. Sest me jõuame jälle sinna, et see teemastus ka, et kõigepealt need žanrid ikkagi ka ju päris kõik ei ole kerge leida kogu aeg. Ei jookse seda värsket pärit kogu aeg siis. Kui me vaatame näiteks kirjandusega paralleel, et meil on siin praegu hästi jookseb krimi, on uusi krimiliike, raamatutena tuleb pidevalt. Siis ulmet on hakanud, fantaasia on jooksnud kogu aeg. Ja siis, ja siis mis veel? Et tegelikult on teemasid, mida sa ei leia niimoodi. Ja sa ei leia ilmselt ka animestist mõnda asja, mida sa tahaks. Jah, siis aitavadki mingid veebifoorumid enamasti, aga hästi tavaline on see, et sul on mingid sarjad, mis on kunagi käima lükatud ja kus see poole pealt sisse minna on väga raske. Näiteks One Piece, mis on kestnud, ma ei tea, palju tal osasi on üle 1000 või on juba üle 3000. Vaatasin algust ja mul sõber soovitas, ütles, et kui see 30. osa juures läheb heaks, siis ma ütlesin, ei. Et siin on nagu minu piir, et ma ei pane nagu sinna alla nii palju enda aega, et äkki läheb heaks. Et jah, ma eelistan neid, mis on lühisarjad, ütleme siis, et ongi 24 osa või maksimaalselt 150, et siis seal on nagu rohkem ei. Äkki seal on üks teine asi, mul on näiteks see tunne kohati, et ma vaatan, mitte sellepärast, kas ta läheb heaks või, aga kui ma otsin, et mida me perega vaatame koos, siis me tahamegi sellist pikka, et meil on kindlasti, me võtame sarja lahti, see mis iganes sari see parajasti me hakkame vaatama siis. Ja kui sa vaatad, et jessakas 7 hooaega ja igas selles on seda ja seda, võtame mingi teise, aga me võtame siis selle, kui on palju või nagu, et me oleme terve perega, me kogu aeg räägime, et vaataks seda uuesti ja seda uuesti, nalja teetame. Meil on nii palju vaatamata, me ei uuesti vaatama ja siis me ikkagi vahepeal vaatame neid, sellepärast, et meil tuleb midagi pähe, sest mitte midagi ei meenu äkki.
ja ega need, kust see voogedastus tuleb, siis on ka ju need erinevad kohad, kus sa parajasti saad. jah, seda küll. Ja animed ei ole nüüd päris igal pool, et on teatud kohad ja sa pead vaatama, et see nagu tunduks endale õiglane. Ja siis ongi ka, et nagu see One Piece ka vaatasime, et nii palju osasid ja meil on nii kiire kevad, et no ma ei tea, see vist ei kannata. Aga see ei tähendab, me ei vaadanud seda, sellel on live action, aga seda ma natuke piilusin. Huvitav oli tegelikult. No võt, ja nüüd äkki sa hakkad animet vaatama, äkki saab sinust anime. Ja, aga ma olen One Piece'iga tegelikult tuttav juba aastaid ja aga samas mul ei ole mitte kunagi seda aega, et need kõik see 1000 niimoodi täiesti läbi vaadata. Mul on sõpru, kes on. Sest ma tean inimesi, kes on selle üleni, mitte et läbi vaadanud, läbi lugenud ja neid leidub ka, et jällegi anime tekitab emotsiooni, see on selle eesmärk ja siis meil ongi inimesed, kes väga kirglikult lähevad sinna sisse, mis on tore, aga sealt meil tuleb ka väljend otaku, et kes on siis, kes nad on jah, nagu niivõrd sisse võetud mingist animest või anime tegelastest, et see hakkab häirima nende sotsiaalset võimekust. Et kuskil on see piir, et meelelahutusena on ta tore, aga sa pead olema ikkagi teadlik, et see on ikkagi väljameeldis ja ta on tore meelelahutus, aga palun ära kodus järgi tee. Aga see Otako on nii hull, et ta ilmselt on olnud lausa sõimusõna mingi aeg, aga praegu teda võetakse... Praegu on ta, jah, kunagi Nohik oli ka sõimusõna Eestis. Ma mõtlen, et see on leebunud, aga samas ka kogu selle nagu üldistumisega ka tekkinud see, et neid nii-öelda äärmust ongi vähem. Jah. Ja või tegelikult on reaalsus plastilisem ja siis sa võid olla igasugune ja sul ei ole... Et pooltel juhtudel juhtub midagi, kui sa ilmud nagu kõrvadega tööle. Või tulge raamatuga. No sul kõrvad tegelikult kogu aeg kaasas, eks ju, aga sul ei ole. No need lisakõrvad. Lisakõrvad, okei. See Neko Mimi on peas ja sa oled nagu avalikus asutuses töötaja. Meil on siiamaani see, et ei tohi kõikjal kõikide riietega olla. Ja rääkimata sellest, et sa ei saa kasutada mingit subkultuuri elemente teatud asutustes töötajana, sellepärast, et no ei lubata. Mina ütlesin muu töö, et siis see segab. Jällegi osades töökohtades suhtutakse arvatavasti sellesse nii, et see on sulle lahenduse punkte. Võib-olla, või et see ei sega ja põhjendad sama töö ära teed. Huvitavam koht, kus ma vist olen näinud selgelt äratuntavaid elemente, mitte et mul on T-särk värviline, kellegi pildiga, kelle mina ära tunnen, vaid et inimesel on, tal olid kõrva need, mitte sul ei ole klapid, mille küljes juhtumisi on kõrvad ka, need kassi kõrvad, vaid tal oli kõrvadega peavaru ja ta on täiskasvanud naisterahvas ja ta töötab radioloogina mul. Aga miks mitte, mind see ei sega, minu meelest oli väga lahe ja mina arvasin, et vaata, kui tore oleks olla praegu lapse pidada tulema nutuga ja kisaga siia oma kätteks ju näiteks läbi valgustama ja siis sul on selline nunnu arst. On kohti, kuhu ma eeldaks, et võiks ju lubada. Jah, aga samas jällegi, kui sul tuleb vastu politseinik, kellel on kassikõrvad, siis võib-olla oleks natuke skeptilisem. Ja on kohti, kus. On kohti nagu, või siis, ma ei tea, kohtusaalis näiteks kohtunikul. See kohtunik, kellel kriisi ajal juhtus see kassifilter peale. Jaa, just. Mõtle, kas kassifilter on seotud animega. Vaata, kui sinna jõuda, et see, Ken Monomini ja Neko Mimi, et see looma elemendid. Ma arvan, et mingid määrel on. Selle koha ma ei oska nagu kindlalt midagi öelda. Mulle väga meeldib just seda pidi mõelda, et aga kui see juba kultuuris peegeldub, et kui palju, kui kaugele ta peegeldub, et kus me jõuame ja kus tuleb vastu see teise kultuuri, mis on üldinimlik. Nagu see, et Linkrel oli ilma anime abita isekai ära leiutanud, sest meil on ka see idee olemas, meil on täiesti pädeb, meil on see muinasjuttudes ka olemas, et kus Kreutzwald eestlaste, sa tead isegi, mis sellega on, eks ole, see on nii tuttav ja inimlik, aga siis on jälle mingid elemendid, mis ikkagi tulevad teatud kohast. Seda küll. Ja hakkab levima lihtsalt. Ja need on tihtilugu ongi tegelikult natuke teistmoodi leiutatud vanakraam. Samas anime enda puhul ka ju hästi palju on seal samuraisid ja nii edasi.
ja noh, samas jällegi ajaloolise täpsusega on meil küsitavusi aga noh, see ei ole ka loo eesmärk. Aga kui me vaatame näiteks Hollywoodi ajaloolisi mulle meeldib see teooria, et noh, asi, mis enamasti samuraidega seostatakse, on ikkagi see visketäht, on ja ninjadega. Või no ninjad, samuraid, aga see visketäht tekkis esimest korda pilti tänu ühele mängufilmile. Ja mis see oli? Mingi Jaapani mängufilm, kus keegi loopis kuskil taustal neid ja siis vaadati, päris äge, teeme veel. Aga enne seda põhimõtteliselt seda kultuuris ei olnudki. Ehk siis ajalooga 0 seost. Ja see ei jõua kusjuures kohale, ütleme 90-ndatel kasvanud väikesele filmifännile, kes sai selle visketähe idee või tähiku, mida me kutsusime seda, ma ei mäletagi. Aga et see tuli meile nagu lääne poolt. Ja see absoluutselt ei heiastu, et see pole ajalooline asi. See on ajalooline asi, me oleme veendunud enne, kui me jälle ei guugelda. Ja siis ütleme vastu, et aga viikingitel ei olnud sarvi. Shurikai on päris, aga viikingitel ei olnud sarvi. Et jah. Jah, ärge aega segamini ajalugu ja nii. Just. Aga kui me nüüd nagu... Lähme troopide peale. Ma just vaatan, et kui see sihtgrupi valik ja see teemad, eks, et tegelikult ma vist mainiks ühe asja veel ära, mida ma ei tea, kas on nagu, ma ei tule pähe praegu, kas on meil panna sarnast alternatiivi vastu, aga näiteks seal nii-öelda naiste demograafilises grupis on hästi palju rahustavat see slice of life, eks selline, et lihtsalt toimub midagi rahulikku, mingit lugu seal ei ole. Või kui lugu on, siis tähtsam on olustik. Jah, olustik ja selle käigus saab igasugust asja, ta käib erinevatesse alemžanritesse, ütleme, et seal võib olla fantasy võte, setting see maailm, et seal võib olla, no, ükskõik mida. See võib täiesti sci-fi olla, aga see on rahulik, seal ei toimu ohtlik asju. Ja see on, selle kogu rõhk on rahustamisel ka minu arvates, et see, või nii palju, kui ma olen vähegi nagu saanud aru. Ei eksida? Ei, sa võid eksida, aga ei, tegelikult Slice of Life on üks väga, väga mõnus žanr. See nagu istud ja vaatad ja sööd midagi ja siis rahuned maha. Ei no ongi sa nagu lähed sinna maailma pära ja väga mõnus on, eks ju. Ja... Ei mingit raamata, siis ma mõtlengi nagu, et kas meil on mingit sellist alternatiivi, meil ei ole läänlastele pähe tulnud üldse sellepärast, et tähendab, et kui naine tahab rahuneda, siis ta vaatab draamat, on ju. Sest mis tal muud vaadata on? Eriti veel sellist seebise võitud raamat, et oleks segaseid pärilussuhteid, mälukaotust ja mida veel kaotame. Aga see ei olegi... Näiteks Slice of Life'i puhul, üks hiljutine siuke asi või anime, mille ma paeks tegelikult ka otsapidi Slice of Life'i alla on Delicious in Dungeon. Mõni vaidleks mulle siin vastu, aga selle sisu on, Eestiks ma ei ole päris kindel, et see on Jaapanis tehtud. aga selle sisu on see, et see on seiklejad dungeonis, koopas. Ja siis nad olude sunnil hakkavad küpsetama seal erinevaid kolle. Ja sööma ja tegema tõesti hõrgutavaid toite nendest ja ütleme nii, et kas me jõuame praegu sinna, et võib-olla meil ei ole läänest nüüd vajast nii veel kookasaateid ja kookaraamatuid üks võimalus aga kookandus ESMR aga lihtsalt see, et mida anime see tõesti päris tihti näen on see, et ollakse lihtsalt kohal ja nauditakse ja ei ole vähe mingit sahmimist alati, vaid nagu sellised vaikuse hetki või toidu nautimise hetki. Et neid leiab peaaegu igast animest ja see on siuke asi, mida jõuame troopideni, jõuame esimesena selle troopini, mis värk nende ranna episoodid. Ranna episoodid, esiteks ranna episood on lihtne filler. Et sa ei pea mingit plotti välja mõtlema, vaid et sa saadad kõik tegelased randa ja nagu me teame, siis see on kindlasti väga dramaatiline ja väga kuidas kõik on poolalasti ja siis eks see poisid, kellele on see suunatud, vaatavad ka, et nii äge.
aga noh, põhimõtteliselt ehitavad liivalosse ja ehitavad liivalosse ja et see on, selle kõrval on tegelikult mitte ainult rannas käik, vaid ka kui seda ei ole, siis on seal enamasti nii-öelda selles basseinides, loodusrikas basseinides käik või noh, igal juhul midagi sihukest peab seal olema. Et see on väga tavaline. Mul tuli üks Mandi episood meelde, kus tegelased rändavad, kõik oli enne väga dramaatiline ja siis sellel hetkel neil oli nagu tükk mitte midagi toimunud, sest nad ehitasid sauna kilest. Käisid saunas terve peatükk ja see oli nii lahe ja mul tuli kohe meelde, et aga noh, see raamatus ei ole sellel see eesmärk ja mul praegu ka küsimus, et see filler. Ja jah, ma olen kuulnud seda täpselt niimoodi öeldavana, et ranna episoodi kogu eesmärk on olla filler, sest et ta täidab selle vahemiku ära, kuna sul on ette määratud pikkused nendel hooaegadel, ta ei ole nagu suvalise pikkused. Ja neid filler episoode on ka mujal, näiteks isegi Ergo Proxy, üks väga lahe anime, noh, ulmikutele eriti, et visuaalselt väga nauditav. Ja see on üks episood lihtsalt, kus mingi vahetegelased sõidavad põhimõtteliselt tuulelaevaga ringi. Ja üks episood, minu lemmik episood on see, kui tuult ei ole. Ja nad lihtsalt hulluvad seal laevas 2 või 3, sest neil lihtsalt, et miks see prillaud jälle üleval on. Ja noh, mingi pisi asjad ajavad närvi ja selle käigus sa saad teha siukse filleri, kus sa saad tegelikult inimlikkust näidata. Sa ei pea näitama rindu selle jaoks, et fillerit teha. Aga kas sa neid Eesti merekirjandust oled vaadanud, märganud? Nii. Hästi palju see klassikaline Eesti merekirjandus on tuulevaikusega rinda pistnud, sest see on reaalsus. Ja siis sa saad seal kõik ära rääkida, mis mujal ei mahu. Ma tahtsin jõuda selleni, et see ei ole nii filler, kuivõrd see on, tal on veel funktsioon ja see on minu meelest täitsa tähtis. Ma nagu tahaks neid siin, mitte sellepärast, et kui sa kastad piigad koos teesärkidega vette, siis ei loe, et meil teesärkid selles on, vaid selle teise sellepärast, et seal on nagu need asjad, miks see prillaud üleval on, eks. See, kuidas need inimesed lähevad, need mikrosuhtlemine, eks, on ka oluline, et tegelikult just selline. Seda küll. Et sa saad seal dimensiooni anda niimoodi. Sa saad. Alati ei tehta seda. Ja see tuleb kuidagi ülevaatajale niimoodi, et see peab olema luba sellised, oli vaja. Jah. Kui ta on hästi tehtud, siis ta võib olla täitsa okei. Et sa saad kasutada teda nii-öelda toreda kohana. Ja kohad, kus kinni kiilub kellegi äksine olek, või seal on need hõmele troopideni kohe vahvasti tagasi, aga just see, et iseloomud. Kas näed, kaua ma juba rääkinud oleme? Uskumatu. Aga me ei jõua troopideni niiviisi. Aga okei. Jah, troopid on õnneks sellised asjad, et nendeni saab alati muidu jõuda. Ja nad on alati veel seal, kui meie siin jõuame. Ja nemad ei lähe kuhugi. Ja kui Arno Tea ja Timo ka koolimajja jõudis, see troobid juba alama. Just. Aga just see, et jah, tegelikult see tegelase iseloom ka pannakse korraks maha. Ja mitte sellepärast, et täitsa maha, vaid see on hästi olulise nüansiga. Ta minu meelest pannakse maha niimoodi üks kiht maha. Võtame välise maski korraks ära, näitame, miks see nii on. Selline sageli tulevad veel väiksed flashbackid ju. Ja me saame neid taustalugusid teada. See ongi see, et kuidas ta on teises nii-öelda keskkonnas. Sest need ei saa nii mugavalt panna kogu aeg võistlusseeni ette, saab küll, ja pannaksegi, aga see vahel ei tööta nii hästi, siis ongi niimoodi, et kui sa enne ei saanud aru, miks ta selle venna ikkagi mätas selle õieks, miks ta nii viha, või miks ta nii hullusti suhtub selle lihtsa asja peale, mille peale ülejäänud kõik on rolli. Ja see on hästi tehtud, hästi tehtud filler või ranna episood. Ja pannaksegi sinna, minu arust on see järjest parem või ma ei tea, äkki see millal järjest juhtub, sest ma vaatan, ma ei tea, mis suvalises järjekorras. Siis kui tal on mingi muu eesmärk peale bouncy ja suured rinnad, siis ma olen igati nõus, andke minna. Ta isegi ei ole filler nagu. Ja siis ta isegi ei ole filler, vaid ta ongi siis natuke teise tempoga ja laseb meile vaadata karakterite sisse. Ma siin vahele segan, ma alles selle nädala algul lugesin ülevaadet täite episoodidest ja seal oli määratletud täite episoode niisuguse episoodina, kus sündmustik ei arene.
aga selle käsitluse põhjal see ei tähenda, et need täiteepisoodid oleksid mõtted. Sest kuigi sündmustik ei arene, täiteepisoode kasutatakse selleks, et näidata tegelaste emotsionaalset ja psüühilist arengut. Selle jaoks on need vajalikud. Just, neid annab niiviisi kasutada, alati ei kasutata. Kahjuks. Kumb enne oli? Ma arvan, et see lihtne täide oli enne, sest raha. Ja ütleme formaataks. Aga samas niipea, kui nad tõsiselt tegid, märkasid seda aukusest, see on hea koht, kuhu jälle. Et kui me räägimegi sellest, et mis oli enne ja raha, et siis anime puhul me peame rääkima ikkagi ka sellest, et tehakse ka päris täiskasvanutele animet. Ja siis on ka vahepealne ehk siis Eki anime, mis on filmikultuuris võime öelda erootiline film, aga ta ei ole ilmtingimata, see on lihtsalt nilbefilm, ütleks selle kohta pigem. Ja väga palju professionaalseid anime kunstnikke on saanud tegelikult alguse just hentaist. Et nad on mingis kohas saanud endale selle joonistamise oskuse kätte ebakvaliteetse kraamiga ja liikunud sealt nii-öelda päris kraamini. Ja nad väga hea meelega teevad ka sükest vahepealset kraami. Ja filmides me ei saa niiviisi, et oi kuule, see oli nüüd pornonäitleja ja nüüd tema on siin mängufilmis, et seda hüpet ei ole. Sa ütlesid nagu näitleja, aga no joonistaja on mõttes nagu näitleja. Mina mõtlesin praegu nagu režissöör. Režissöör samamoodi. See jääb käekiri kinni ka sinna äkki, kui sa oled nagu alustanud seal garaažis ja muusikutel on ka see oht olemas, et ta on projektibänd, siis jääb projektibändiks ja keegi ei võta tõsiselt, aga just see, et animesse saad võtta teised karakterid ja kunstnik läheb edasi, aga ja sellega sa kui sa oled varem nagu tõestanud enda kvaliteeti, et siis sa saad lihtsalt paremaid tööpakkumisi ja võib-olla ei pea nii palju ümaraid kehakujusid joonistama. Aga see on siuke paratamatu anime osa, et kui ta on suunatud kindlale sihtgrupile ja me räägime visuaalsest keelest, siis seda kõrvalt vaadata võib olla väga imelik ja seda esimest korda vaadata ka, et väga tihti juhtub see, et see ongi fanservice, ehk siis suunatud poistele ja sul on rinnad ja mingid muud asjad. Aga nad on näiteks sisu ära unustanud, see on päris piinlik. Või siis sisu on kehvak ja üritatakse selle peale mängida, see on ka päris piinlik. Et ma olen jätnud animeid pooleli sellepärast, et lihtsalt midagi on liiga palju ja ma ei jõua kuidagi sisuni ja ma tahan teada, mis saab, aga mitte nii palju. Et jah. Aga siis need ütleme, mitte fanservice poiste jaoks on see võitlused, sealt tuleb hästi palju troope kohe. Ja. Kui me troopideni jõuame. Troopid, jõudsime troopideni lõpuks, just. See pikk, väga lohisev ja napakas rünnaku nimi või jätaks neist, kuidas ma eesti keeles. Aga see on vajalik ju. Sa pead seda alati hüüdma enne. Aga see on ka väga vajalik, sest et siis kuidas sa teed muidu reklaamlauset animele? Ja jällegi, siis sa saad, lapsed saavad mängida kuskil ja üks hüüab, et tule kira ja nii edasi, et ta annab nagu fännidele midagi edasi ja mõtlen selle peale, et kui ta oli enne manga ja seda joonistati võib-olla erinevate nurkade alt. Kus sa tead, mis rünnak see nüüd oli? Sa pead kirja panema. Ta hüüab välja ilmselgelt. Et tundub nagu loogiline täiesti ja ta on ka kerge nagu müügiartikkel, eks ju, et ta jääb inimestel meelde. Tõsi, kui meil oli Digimon Eestis käimas ja ma ka vaatasin, siis ikkagi näha rünnakut nimega Sarvepõnts oli nagu siuke, ei tundunud väga eepiline ausalt öeldes. Aga mul tuleb kohe meelde see, mida ma ei suuda hääldada, aga teate küll, eks ole, need Muuveke poni, sellel on sama teema, nad ka hüüavad asju, mitte nii palju. Aga see ongi lihtsam endale kasutusele võtta, sest et kui ta on selged võimed,
need rünnakud ja sa saad aru esiteks, mida ta teeb ja teiseks sa saad nii-öelda järgi mängida või järgi teha. Aga kuigi mina alustasin oma, ütleme, vaatajakarjääri lapsena siis, kui tegelikult digimuutumine oli täiesti asi. Sama. Ja kas me ei ole nagu ka ise seda rääkinud kuskil põõs vahel koos teistega, aga ja kusjuures ma tean siiamaani täiskasvanud, kes autos kommenteerivad käiselt liiklus, kus sa siia digimuutused? No, et tuleb kultuuri osa täiesti, aga hoolimata sellest ma tegelikult vaatasin esimesi animeid ja ma mõtlesin, et need on loitsud. Ja see on nagu see, et kui sa tuled mingist teisest kultuurist. Dungeons & Dragons või? Ma ei mäleta. Okei, no seal on ka see, et see ikkagi aga ma arvatavasti, ma ei tea, kus ma mõtlesin, sest ma ei olnud niivõrd tollal ajal. Ma ei olnud tegelikult nagu, ütleme, loitsufilme ega loitsu asju nii palju näinud lugenud. No jah. Ja minu peas oleks lihtsalt vormus paralleel, sest et sa hüüad midagi ja see kontsentreerib sul jõu. Aga eks ma olin vist ka treenis käinud ja sa tegelikult sa ei lõuga seal oma seda attacki nime, aga sa võtad selle asja, oma peas tegelikult vormid ja seda, mida sa tegema hakkad, see käib sekundiga, kui sa oled treenitud ja siis, või no murda saab ikka, kui sa oled treenitud ja siis sa teed seda ja sa tegelikult oled edukas ainult juhul, kus sa teed seda nagu loitsu. Sest või muul juhul sa saad nii kiiresti peksa, et sa saad aru, kuidas jõustas. Ja see võistlus läks nii aia taha, et ei meda ette ega ja võib-olla tükk aega lähe trenni ka. Taaskord ärme kasuta anime võtteid päris elus. Ei lähe hästi alati. 90-ndad ja meie kultuuri tuli ju tegelikult nii lääne kui ida korraga sisse. Anime tuli telekatesse lastele ja siis kõik ülejäänud tuli ZTV-st alates Kitist ja lõpetates, ma ei tea mida. Aga jällegi meil oli anime, aga meil oli ka Ameerika multikaid, eks ju. Multikad olid ja siis olidki kõik need ühe hoobiga tulid nii ida kui lääne variandid sellest idamaade võitluskunstist, nii et sa ei saa mööda sellest, et mingid 90-ndatel ringi vehkinud tüüpid on kakelnud konkreetselt reaalelus ka selliste et sa võid öelda kurk, eks see ei ole võõras paljude jaoks ja see ei tundu napakas ainuke asi, et kui ma ükskord neid nagu visuaalselt nägin ja sinna järgneski mingi tulekera, siis ma mõtlesin loitsud, ma ei mõelnud, et see on kaklemine või et see on et ma löön. Ma ei tea, miks ma ei seostanud seda tegelikult selle kõige muuga, mida ma olen ka juba mõelnud ja kogenud, aga ikka ma mõtlesin loitsud. No ta on jabur element, aga ta on element, eks ju. Ja no samamoodi nagu värvilised juuksed on element. Et tundub jabur element, kui sul on nagu tüübid, kellel on juuksevärvid on lilla ja roheline ja oranž ja meil kõik on nagu okei sellega. Keegi isegi ei kommenteeri, et kuule, natuke imelik ei ole. aga animes ta on naturaalne, sest et trükk. Ja sa pead kuidagi eristama neid 5 tüüpi, kes on kõik samas riietuses. Sest me jõuame nende soengute, need on kõik hästi erinevad, aga ei ole ka. Sest nad on hästi super, aga ei ole erinevad, aga nad on ju teatud lausa nimelised soengutüübid, eks ole. Seda ka vist, jah. Ja siis kui sa vaatad, mis seal siis on, mida me kõik oskame silma võtta, manad on see siniste sakkidega. No sa võid 5 inimest ütelda kindlasti. Ühesõnaga, lähme troppidega edasi. Muidu me jääme siia väga kinni, me oleme juba rääkinud üle tunni aja. Ja veidike ka troopidest. Ja. Aga et soengud, aga need võimaldavad ühtlasi tegelikult tegelaskujusid. Iseloomustada, jah. Et see ei ole ainult lihtsalt see, et veel üks soeng, vaid et see peab käima kokku. Et printsessil on printsessilik soeng. Ja siis sa kohe eeldad, et ta ütleb mida? Ta teeb transformatsiooni. Ja ta teeb transformatsiooni ja siis meil on digimuutumised ja see on ka lahe asi, sest et massi ja mis nii edasi füüsikaga juhtusega. Ja see on kogu aeg arutusel inimeste poolt, aga ikkagi see juhtub edasi. Sest. Ja, aga seal on ka see, et kujuta nüüd ette, et sa teed digimoni osa. See peab olema 20 minutit pikk ja sa üritad raha kokku hoida, sest sul ei ole väga palju raha. Ja nüüd sul on... Sa ei ole kade, sul lihtsalt ei ole. Jah, sul lihtsalt ei ole. Ja sa saad nüüd panna sinna sisse, ilma et keegi ütleks, et mis sa teed? Sa saad sinna panna 6 digimuutumist, see on 2 minutit.
sul on oluliselt vähem pilte vaja kohe. Et ja noh, lisaks ta on nagu mingi siuke noh, taaskord samamoodi nagu need rünnakud hüüded, ta on jällegi siuke. See võtab aega ja ta jääb meelde. Jääb meelde. Ta jääb meelde, ta on siuke nagu mustur. 6–9-aastased poisid on lihtsalt väga sihtgrupp selle puhul, et ja. Neil on nii hea mälu, kadestamisväärne mälu ja kõik need sõnad. Just. Piisavalt, et üks siis kui Digimoni hooaeg, siis mu üks sõber nägi, kuidas üks väike poiss käis tänaval ja siis plätud oli reas, siis ta piskas plätu õhku, et Plätumon Digimootub lend Plätumoniks. Et noh, see on jah. Aga kui on niimoodi, et noh, nendel on nimed, eks ole, ja siis kõigil ei ole nii hea mälu, aga ütleme, need sõnad tulevad tegelikult ka tavakeelde vahetevahel või ütleme subkultuuridesse. Nagu sõbai, paka, nani. No, see ka, et ütleme nimele paned saan või kun lõppu. Aga samas, et see on nagu okei, sest et see on alati ju teistest filmidest ja žanritest ja teemadest ja raamatutest ja kõikjalt kultuurijuppidest tuleb. Aga siis on need terminid, eks ju, et kui nagu päris fännid teavad hästi ohtralt japanikeelseid terminoloogiat, mis on väga täpselt eristatav, hästi spetsiifiline ma ütleks ja siis on need algajamad fännid või kes nagu kas peavad guugeldama seda või siis teavad ja venitavad seda üle mitte päriselt sinna puutuvasse valdkonda. Ma tooks näite kohe. Nii. Nagu see tsundere, mina mõtlesin, et ma olen juba selle selgeks saanud ükskord. Noh, mul lapsed olid ka väiksemad, aga siis need ka informeerisid mind, et ma saan sellest nagu veidi valesti aru, sest see on soopõhine sõna. See käib tüdrukute kohta ainult. Et mis siis poiste kohta käib, ma pidin guugeldama. Sain teada, et tsunderekun on levinud väljend, aga see ei ole õige, sellepärast, et tegelikult on olemas selline nagu oranjan, kes käitub nii nagu tsundere, aga meessoost. Aga tsunderekun on täiesti levinud väljend, sellepärast, et keegi mehed seda oranjani. Seleta ära ka ülejäänud klassile. See sõna ei tähenda seda sõna, aga see tähendab seda sõna, mitte seda sõna. Teistele lastele ka, et tsundere tere tähendab armastusest lolliks läinud. Ja tsun tähendab see ära tõukab, eks. Ta nagu tõukab ära. Ja tsundere on selline tüdruk või naine, kes tõlgab oma selle armastusobjekti ära natukene. Ta kas pendeldab edasi tagasi või on tal variant, kus ta avalikkuse eest tõukab ära ja privaatolukorras on selline nii. Muidu on nagu hästi külm. Ja, seda on väga külm. Aga neid tere teemasid on hästi tohutu hunnik neid sõnu, mis on väga spetsiifilised ja seal tuleb vahet teha. Näiteks Jandere on ka armastusest põhjuseks ja veits vägimaldne, eks ju, aga see pole üldse see. Ja nüüd me jõuame sinna, nüüd tsundere ja tsunkire on ju, eks ju, täiesti erinevad asjad, aga fandom käsitleb seda sama asjana ja unustab tsunkire ära. See on samamoodi tüdruk, kes on oma armastatu vastu külm. Aga tema ei lähe soojaks. Aga ta ei lähe soojaks. Et ta võib isegi lüüa, et ta mitte ei tõuka ära nagu metafoorilises mõttes, vaid tõukabki ära nagu käega. Võib ka kohvitassiga visata, et see. Ja kui see kõik on nüüd meessoost, siis me saamegi, et praegu on see tsunderekun, aori ja hääldamine, eks. Oranjan on see tegelik termin ja mitte keegi ei mäleta seda. Ja ma pidin ka üleskirjutamist, aga ma ka ei mäleta seda, sest ma guugeldasin seda millalgi. Ja see ongi, et kas see globaalne fandom nagu hakkab mõjuma keelele ka mingil hetkest, et see ei ole jaapanlase jaoks raske, sest ta teab neid sõnu. See on su igapäevne keel. Et kui sa ütled nagu külm armastaja, siis sa saad aru, et mitte vägivaldne armastaja. Võib-olla, aga mina ütleks pigem seda, et globaliseerumine ja mõjutab nii ehk naa ja anime mõjutab ka mingil määral, et ma näiteks esimest korda sõin raamenit tänu sellele, et ma olin vaatanud juba hunnikutes animet, kus kõik söövad raamenit ja mul peab ikka proovima. Ja see mitte anime-fännist tavainimene sööb raamenit sellepärast, et ta on vaadanud hunnikutes TikTokke. No võimalik, aga jällegi, ma ei vaata TikTokke, mul on anime üks aega. Et kuskilt see hiilib nagu kultuur ikka sisse, aga samas et tegelikult need, kes ei räägi jaapani keelt emakeelena, need ilmselt natuke labastavad selle keele lõpuks. Võimalik. Ja kui need on hästi palju, võimalik. Siis allutakse, sellepärast ongi tsunderekun, aga see kõlab nagu, kui sa eesti keeles ütleksid, kui sa ütled kuningas ja kuningana, sa tead, eks ju. Ja kui sul on õpetajanna, sa tead, et see peaks vist naissoost olema. Ja kui sa nüüd ütled õpetajanna jas. Või härra õpetajanna ei kõla ka kuidagi kokku, aga me peame läppima sellega nüüd, et kui see teine keel peale trügib.
aga ma ei tea no., ma ei oska sulle vastata. Aga mul on hästi tähtis küsimus nüüd. Nii. See ei ole veel kõige tähtsam küsimus, aga see on esteetika küsimus, et mis asi sellega on, et on anime ilus ja anime kole, ma ei ole sellest aru saanud. Ma mõtlesin küsima. Kas on ilus ja kole üldse? Et vaata, asjad on, kõigepealt seletatakse algajale niimoodi igal pool foorumites ja Google'is ja et head tegelast on ilusad ja halvad tegelast on koledad ja isegi hammastel, kas on nagu hambarida või sakid, et sakid on kole ja see on paha tegelane, et sa tead juba selle isegi kui ta näeb suht kena välja, et siis sa tead, et hambad ütlevad, et ta on halb tegelane. Visuaalne metafoor. Eks ole. Aga see, et see ei ole päriselt niimoodi, see on nagu terve animesari on, et see on lihtsalt nagu stiili küsimus kohati. Ja, seda küll. Terve see sari koos oma kõigi tegelastega ja head tegelast on veel koledamad kuidagi, sest nad näevad nigerad välja. Ei näe välja võimsad ilusad ägeda lõuaga ja see kroon peas on siin ja et ja see on see, et mis on nagu õudne ja mis ei ole, see on see küsimus, et mis mulle anime juures meeldib eriti on, nagu ma ütlesin, et ta on siuke murdmise kunst, et see nagu, sa saad nagu erinevaid teemasid murda ja siis sa saad teha anime, kus on kõik tegelased on ülinunnud. Ja siis nad kõik lähevad cosplay'na rahva hulka. Ei no võib-olla, aga sa saad nagu ehitada selle nunnususe peale üles terve joonistusstiili ja siis kuskil lõpupoole või poole anime peal sa saad aru, et see kõik on vale, see kõik on tegelikult hirmus ja õudne, aga tänu sellele, et see on joonistatud niiviisi, tänu sellele see töötab. Kui see oleks tavalised näitlejad, ta ei oleks üldse nii hirmus, aga mis oli Mädaka. Palju raskem. Ja. Filmindus on ka tegelikult hästi läbi uuritud ja see on võimalik, aga see on palju raskem ja sa pead seda ambivalentsi sisse anda enne. Või kuidagi tegema niimoodi, aga animes on natuke lihtsam, et sa saad joonistusstiiliga juba, et neid animeid on mitmeid, kus tegelikult ongi ümarad jooned meelega ja siuke Made in Abyss näiteks, mis on täiesti siuke, vaatad peale, siuke laste anime, jaa, lased näita oma lastele, ma sain ka trauma sellest. Aga jällegi joonistusstiilina ta ongi niiviisi üles ehitatud. Ja ta töötab tänu sellele paremini, emotsionaalselt jällegi. Et jah, see on siuke. Kokku võtta siis me tegelikult puudutasime teemasid lühidalt. Nagu ikka? Jah, 1,5 tundi lühidalt. Ja kuna meil on raamid, animel ei ole, siis on nüüd niimoodi, et lõpetamegi selleks hooajaks päriselt ära, et õhtus oli Ulmet, Kalmsteni ei olnud, animes oli ka Ulmet, aga õhtu sai läbi ja kas meil on aega veel publiku käest küsimusi võtta? Ja ma ei tea, kas saab. Mul on küsimus teale. On ju teada, et animes ükskõik missugune juuksevärv on loomulik juuksevärv. Ma ei ole Ulme fännide hulgas kohanud kedagi neist, kes oleks nii palju nii erinevaid juuksevärve harrastanud kui sina. Kas sa oled selleks animes eeskuju ja inspiratsiooni saanud? Ei, tegelikult on minu juuksevärvide juured juuksejuured, jah, nii. Jah, juuksejuured on mul pungis ja rockis, jah, Eesti ja 90-ndad. Aga hiljem avastasin ma küll selle asja nagu sellise toreda küll ja ütleme, viimane 10 aastat on sellel on seos. Et seal on nagu teadlik seos tekkinud ja see on minu poolt kultiveeritud just niimoodi, et ma ei meenuta mingit ühte tegelast või teist, sest mul ei ole selliseid lemmikuid, aga lihtsalt, et ma elan mingis otsapidi võib-olla mingis ulmemaailmas oma peas ja mingi see anime minu jaoks mingi tahk, eks ju. Ja see seos lihtsalt tekib ära. Isegi kui sa alustasid, ma ei tea, punk-rockerina. Ja sul oli lihtsalt tavaline punane neetidega tagi ja kõik, et lõpuks sa jõuad ikka selle anime dressikani. Seostud, ja karjud oma Michelle, jah, sobib väga hästi teha.
nii, aitäh, et te tulite. Ja kes ei saanud tulla, on metsas, me mõtlesime teie peale, kui me seda videot tegime. Me loodame midagi salvestuse, siis paneme üles. Ja tervitused ka Tartusse. Terve!